Ma ostsin oma elu esimese ühe otsa pileti ja samuti esimese lennupileti, kus ma nii-öelda lendan üksi. Ja see on esimene ühe otsa pilet, no return, Taani. Ja nüüd see jõudis mulle reaalselt kohale, et me kolime Taani. Nii lahe. Ma mõtlesin, ma tutvustan ka ennast, et ma olen Katriin ja ma kolin 2 päeva pärast Taani. Ma lähen oma elukaaslase Hendriga ja me läheme koos ülikooli, samasse ülikooli erinevaid asju õppima ja meie eesmärk olekski siis oma individuaalseid unistusi täide viia ja see plaan oli mul juba väga ammu. See YouTube'i kanal on eelkõige selleks, et esiteks päris keeruline on 100 korda rääkida sama juttu oma sõpradele, ehk siis see on ka nagu mingi viis sõpradega suhtlemiseks. Samas ma väga tahaks inspireerida noori, kellel on suured unistused, et see rahaline olukord või ükskõik mis praegune seisund ei piira mitte milleski. Mul ei ole mingisugust suurt pärandust, mille arvelt ma sinna lähen, vaid ma olen ise selle raha kogunud. See on olnud minu suur unistus ja nüüd ma lihtsalt võtsin julguse kokku ja lähen teen selle teoks. Ja see YouTube'i kanal siin ongi selleks, et ausalt rääkida, kuidas läheb. Ma lihtsalt ei näinud enam Eestis järgmiseks aastaks mingisugust suurt arenguhüpet iseenda jaoks. Plus ma olen väga pikalt tahtnud juba välismaal ülikooli minna, ehk siis nüüd me teeme selle teoks. Nii et kui sa oled huvitatud sellest, kuidas mu elu läheb, kuidas on üldse olla nii-öelda adult, ma saan 20-aastaseks kohe. Siit tuleb nagu kõige puhtamad ja ausamad kraami, sest ma ei kavatse teile valetada, kui mul on raske. Sest ma arvan, et sotsiaalmeedia maailm peaks olema kõvasti avatum ja see peaks näitama noortele inimestele, et see on täiesti fine, kui sul ei ole eluasjad figured out ja kui sa ei tea, kuidas mingeid asju teha. Ja elu ei ole alati nii ilus ja lilleline, kui Instagramist paistab. Ma lihtsalt tahan julgustada teid, et minge välismaal õppima või tehke midagi hästi suurt oma elus ja viige oma unistused täide. Ärge jääge passima, ärge leppige oma olukorraga ja ma loodan, et mu elu inspireerib teid. Ma olen pikalt tegelenud moeturundusega erinevates moemajades. Ma olen töötanud fotograafi, moefotograafina, ma olen teinud palju influencer, ma ei oska isegi käänata seda sõna, ühesõnaga seda mõjuisiku asja, mis on nüüd väga teemas on ju. Et ma olen nagu kuidagi igat pidi üritanud teenida kooli kõrvalt raha. Et see on väga praktiline põhjus, miks ma neid asju olen teinud ja samas mul on ka nende suunas kirg. Ja see inspireerimine ongi peamine see mõte, miks ma siin olen ja kõike seda räägin. Nii et ja ma unustasin seda ka mainida, et me toodame siis ettevõtte nimi Neimu Eesti ja me toodame taimset piima või õigemini hetkel arendame välja. Ja me võitsime hiljuti mitu innovatsioonikonkurssi Eestis ja ühe Euroopa Liidu oma. Nüüd me siis nii-öelda arendame oma tootmisliini välja ja tuleme poodidesse sellega ja sellest nagu noorte ettevõtlusest ma kindlasti räägin ka. Ma ei tea ikka veel, mis ülikooli ma lähen. Mul on lennupilet, mul on korter ja mul ei ole ülikooli kohta. Sest et Taanis on täpselt samamoodi nagu Eestis, et nad saavad ülihilja teada, et kuhu nad saavad sisse nagu Eestis ka. Ja mu esimene valik on Kopenhaageni ärikool, aga sinna sisse saamise läbi oli 4.9 GPA ehk siis kuldmedal. Seal on 140 inimest, kellel on kuldmedal. Jah. Ja mu teine variant on GEA, mis on Kopenhaageni disaini ja tehnoloogia ülikool. Ja seal on siis multimeedia disain ehk siis tegelikult user experience, user interfaces design ehk siis eesti keeles kasutaja liidese ja kogemuse disain. See programmeerimine lihtsalt nagu... Et ma nüüd teisipäeval siis, ma nüüd teisipäeval saan teada, et mingi 5 päeva enne lennukile minekut või. Ja kõige naljakam on see, et kõik panevad juba ju Facebooki postitusi, et ma ei tea, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, London King's College või kuhu iganes mu sõbrad lähevad ja mingi Holland ja ma ei tea. Ja kõik küsivad ju seda, et te lähete ju Taani, et nii tore, et mis õppima lähed. Ja ma olen endiselt mingi, ma ei tea, mis minust saab. Isegi kui teile võib tunduda, et mul on nagu life figured out, siis kas ma hakkan diplomaadiks või nõunikuks või mingiks kaitseametnikuks või no mida iganes. Ja siis teine on disainer või programmeerija või mingi tehisintellekti disainer või nagu... Need on nii erinevad asjad ja
siis kui keegi küsib, et mis sinust tulevikus saab, ma olen lihtsalt mingi... See tekitab nii suurt anxiety't ja see on nagu okei, kui ülikool seda sinust tekitab. Nüüd ma siis panen neid kaste kokku ja I wish, et see oleks Bauhausi poolt, ma ei tea, Bauhofi poolt reklaamitud loog ei ole. Kolimine on nii kallis, ma ei tea, ma olen mingi 300 eurot lihtsalt selle alla poob. Aga ikkagi see on odavam kui see, et ma jätaks kõik asjad siia, mis nagu keegi ei kasuta neid. Ja siis ma peaks sealt uued ostma, ehk siis ma lihtsalt nagu toodan jälle mingid jampsi meie keskkonda, täiesti ebavajalik. Ma sain oma ülikooli meiliga just kätte ja ma sain siis sinna front-end arendusse sisse, ehk siis see oli mu teine valik tegelikult. Aga ma ei ole absoluutselt nagu pettunud, sest et mu esimene valik oli... See oli tõesti üks Euroopa parimaid ülikoole, aga ma oleks ka lihtsalt hulluks õppinud ennast ja mul ei oleks olnud aega tegeleda oma teiste huvidega ja ma ei oleks saanud oma enda ettevõtteid arendada. Irooniline, et ma siis ettevõtlust õpin, eks ole. Ja mul oli sealne kooli keskmine hinne nende süsteemis oli 10,75 ja vaja oli 11 saada, et siis sisse saada. Ja selleks ma oleks pidanud Mata eksamil saama 97 punkti. Ja ma ei ole üldse. Mis ma siis teen? Ma ei saanud, siis on fine. Et ei tasu pettuda ja näed juba esimene asi, mis see ei olnud mu esimene valik, aga elu ongi selline. Kolimiskastid, mul on neid 8 tükki. Kui te küsite, miks nii palju, siis esiteks ma võtan kaasa oma teki, ma võtan mingid köögimasinad kaasa, kohvikannud, kohvi, nagu mingid väga random asju, mis lihtsalt muidu jääksid seisma. Ja see on kõvasti odavam kui kohvrite eest maksta, sest et juba nagu ma võtan ühe kohvri kaasa ja selle kohvri kaasa võtmine maksis äkki 25 eurot või, nagu päris kallis. Siin kaste ja ma ostsin lõpuks endale mingi kosmeetiku kotti, sest mul ei ole õusas sükest asja olnud vaja. Ja siis mul on iga kasti peal kirjas, et mis seal siis nagu on, et ma teaks, mida ma üldse kaasa võtan. Hommik, meil oli eile ära saatmispidu, nothing special, aga hästi noinu. Ja siis ma jõudsin kell 3 koju ja nüüd on täna kell 8:30 Sportlandi shoot. Yeah. 1 ja 2 ja 1 ja 2 ja 1. Sina olid siin. Mis me tegime täna? Podcasti tegime esimest korda, siis Sportlandil on videopodcast, nii et YouTube'is näeb Katriini varsti. Tere! Late to the party! Eilne shoot läks mega hästi. Me pildistasime paduvihmas. Need behind the scenesid on kuskil siin. Väga ägedad pildid tulid, vähemalt need kaadritagused pildid. Ma arvan, et see kampaania tuleb ka cool. Me siis nagu filmisime, mul need pildid on juba tehtud ja see peaks tulema nüüd kooli alguses välja. Podcast oli mega tore. Seda ma linkin selle siia alla, kui see kunagi välja tuleb või siis jagan Instas või kuskil. Ühesõnaga te näete, kui see tuleb ja see tuleb YouTube'iga. Ma ei jäänud eile üldse magama. Ja mis on päris tihti niimoodi, et kui ma ootan midagi, siis mul lihtsalt ei tule und. Ma ei suuda oma mõtteid välja lülitada. Kohvrid pakitud, mul läheb lennuk 2 tunni pärast. Mul on täna üliimelik olla olnud, mul on selline, või nagu see on päris tihti, kui mul on mingi stressiolukord, siis mu keha reageerib kuidagi sellele. Mul tuleb palavik või mul hakkab migreen, mul on väga karmid migreenid, mida õnneks hetkel on väga vähe. Ja ma nii väga loodan, et mul ei tule mingit palavikku, mingit sükest asja, sest et kui need lennujaamas avastavad, et mul on palavik, siis no ma lähen kõiki neid teste asju tegema ja see küll nagu mõnus ei ole. Kahe kohvriga Kopenhaageni tänavatel sõita on päris tüütu, siin on nii palju rattureid, siin ei ole sellist asfaltteed, mis oleks nagu sirge, vaid siin on mingisugused kivid igal pool, ehk siis suht keeruline on kohvritega siin hakkama saada. Aga ma tulin metrooga, sest ma tahtnud takso eest maksta, takso maksis 50 eurot. Ei ole raha selle jaoks. Allkirjastan siin rendilepinguid ja asju. See korter on nii ilus, nagu see on tõesti nii ilus ja see on nii naljakas, et see on meie teine, aga põhimõtteliselt esimene pikaajaline korter, kus me elame ja see näeb välja nagu vanalinnamaja. Ja see on kesklinnas, perfektne asukoht, need kõik majad siin ümber või kõik need tänavad, need on nagu nukumajad, kus sa elad. Nii kena. Ja nüüd ma ei kujuta ette, sellest korterist saab teha nii ilus asja
et kui ma veel selle ära ka sisustame ja umbes toome siia mingeid taimi ja asju, siis nii kena. Minu esimene Kopenhaageni kogemus siis, et siin on mega palju rattureid. See on hullem rattalinn kui isegi Amsterdam. Ehk siis see on normaalne, aga harjumatu. Nii õnnelik. Ma hakkan voodipesusid kohe vahetama ja kõik omaniku asjad panen ära, et me isegi ei hakkaks neid lõhkuma, et meil isegi poleks seda võimalust. Teen selle nii-öelda safe'iks. Ma olen nii happy, ma olen nii õnnelik, see on lihtsalt meil niimoodi vedas, et me selle korteri saime ja ma kindlasti teen sellest eraldi video, kuidas üldse siuke nagu välismaa korteri nagu bürokraatia ja kõik see toimib. Wow. Varsti tuleb päris korterituur, mis on siis nagu ilus ja official ja kas elu saab üldse nagu paremaks minna? Tähendab saab küll, aga see on juba nii hea, nii äge. Hommik. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Kui sind huvitab mu Taani elu või mis sellest saab ja kuidas me siin hakkame elama, siis subscribe ja jälgi mu Instagramis on samuti Katriin Huu. Järgmine vlog tuleb sellest, kuidas ma 4 päeva üksi Kopenhaagenis veedan, sest Henri tuleb hiljem, tal on tööasjad. Aitäh, ciao!